Meiega on täna stuudios Marko Solman, kellega räägime projekti juhtimise ja muudatuste juhtimise erinevusest, erinevate kultuuride ühendamisest ja vajalikest rollidest muudatuse juhtimises. Eriti sellest, miks on tippjuht muudatuses kriitilise tähtsusega. Nii et olge meiega. Te kuulate Change Partnersi podcasti Muudatuste stuudio. Uurime külaliste abiga, miks nii paljud muudatused oma eesmärke ei saavuta ning kuidas läbikukkumised eduks pöörata. Podcasti juhivad Liis Paemurru ja Tiina Sakkos. Tere kõik kuulajad ja vaatajad. Tere Marko. Tere. Tere Tiina. Tere. Ja tere mulle endale ka. Nii Marko, ma räägin natukene sinust ja sellest, et mida ma sinu kohta internetist teada sain. Sa oled täna Head of Business PMO-s, on Project Management Office Foxway grupis. Foxway tegeleb ringmajanduse mõtteviisi ja arendamisega. Ja enne seda sa oled töötanud Jeltvenis, sain teada, Schneideris, kui ma õigesti hääldan, ja Enixis, et just toodete tootmise siis valdkonnas. Ja lisaks ma leidsin sinu kohta ka põnev artikli ühest elumuudatusest, mis sinu kohta oli kirjutatud, ja see artikkel ei olnud mitte eesti keeles, et iga eestlane ei saa öelda, et tema kohta on võro keeles kirjutatud artikkel. See oli Vana Võromaa Uman keeli lehest, kus üte Urvaste ja Kanepi vahepeal olevale Mõtsavahi talle elämäs Solmani perekond. Matku hästi. Nii tore, kas tuli hästi välja? Tuli hästi välja. Yes. Ja kas peaks subtiitrid ka alla panema nüüd sellele, mis sa ütlesid? See vist oli lihtne. Ja, see oli üsna lihtne, kui sa natuke aeglasemalt kuulad, et siis saab aru küll. Aga räägi natukene ise ka endast lähemalt oma kogemusest kuulajate ja vaatajatega ka tuttavamaks saada. Jah, et ma olen nüüd Eestis tagasi olnud peale siis Saksamaa perioodi umbes juba 8 aastat. Aga projekti juhtimise ja muudatuste juhtimise ja kõige sellega ma olen alates 2004. aastast nagu tõsisemalt kokku puutunud, nii et põhimõtteliselt saab 20 aastat juba nagu seda kogemust. Mis sa Saksamaal tegid? Küsin kohe uudismust vahele. Saksamaale mind kutsuti tööle Schneiderisse. Et Schneider oli kunagi Enixi üks kõige suuremaid kliente, võib-olla on praegu ka, ma ei tea. Aga nad leidsid, et ma olen siuke vahva mees, et võiks mind kutsuda nende juurde tööle. Ja siis ma olin 3 aastat projektijuht Kölni lähedal Viilis. Ja sinus see artikkel sellest elumuudatusest, kus sa Urvast ja Kanepi vahepeale Metsavahi talle elama asusid, et see on üks selline siis peale Saksamaad. Jah, et kui me Saksamaal elasime, siis me tegelikult iga suvi, kui me Eestis käisime, siis otsisime siukest võimalikult nagu üksikut ja mitsikut kohta. Ja käisime Saaremaal, käisime Hiiumaal ja lõpuks leidsime sellise koha hoopis Võrumaal. Ja nüüd me elamegi seal, et kogu perega oleme nii-öelda täitsa metsas. 3 põhjust, miks on hea metsas elada? Üks kõige ägedam põhjus on see, et ja ma arvan, et see on nagu ka põhiline on see, et kui sa hommiku tuled uksest välja, et see on nagu võib-olla ilus öelda, aga Võrumaal on siuke ütlus, et kui sa hommiku tuled uksest välja ja saad rahulikult kusele minna, nii et keegi ei näe, siis on kõik väga hästi. See on õige koht. Ja ma võin sulle kinnitada, et Hiiumaal käib see asi täpselt samamoodi, et mina ise sealt. Nii, väga hea, aga lähme siis muudatuste juurde, et nii elust tuleme siis natukene siia äripoole peale, et kui sa peaksid nüüd seletama siis kellegile, kes muudatuse juhtimisest midagi ei tea, et oma sõnadega, mis see on sinu jaoks? Jah, tegelikult ma hakkaks natuke kaugemalt peale, et nagu ma ütlesin, et ma olen 20 aastat nagu projektidega kokku puutunud või projekti juhtimisega kokku puutunud ja tegelikult nagu mul oleks endal ka nagu päris tükk aega, et need projektid olid hästi erinevad ja osad need projektid ikkagi puudutasid nagu päris palju inimesi ja nii-öelda neid muudatusi, mis inimestega seoses tuleb läbi viia. Ja üks hetk ma nagu hakkasin aru saama, et nagu see päris projekti juhtimise protsess ei kata seda kõike, et ei ole nagu võimalik kõike nii teha, et seal peab nagu midagi veel olema. Mis puudu jääb? Puudu jääbki see sama nii-öelda inimeste pool. Et kui nagu selline kuiv projekti juhtimise protsess, millega saab näiteks väga edukalt mingisugused uusi tooteid turule tuua või mingit uut protsessi nii-öelda tootmises juurutada, aga kui nagu
inimesed on kaasatud, et inimesed peavad nii-öelda muudatusega või selle projektist tulenema siis tegevustega kaasa minema. Need asjad kõik omaks võtma, aru saama, et siis nagu sellisest tavaprojekti juhtimise protsessist ei väheks. Kui sa korra kirjeldad, mis asi see tavaprojekti juhtimise protsess on või noh, kui mõtlen, et teen Microsoft Project'is või kus iganes selle projektiplaani valmis, mis sa siis seal tavaliselt projektijuhina vaatad? No mina nagu hästi palju puutusin kokku siis nii-öelda nagu uute toodete turul toomise projektiga. Ja seal on nagu väga selgelt ongi keskendatud sellele, et kõik peab olema võimalikult efektiivne, kõik peab olema võimalikult automatiseeritud, kõik peab olema võimalikult odav. Ja nii-öelda kogu aur ja kogu nii-öelda tegevused läksid nagu sellega seoses või et tehti nagu ainult kõike seda, et nii-öelda see masina pool saaks nagu võimalikult efektiivseks ja heaks ja töötaks nagu hästi. Aga jah, et need projektid, kus nagu rohkem inimesi tuli kaasata, kus mingi protsess muutus, mis näiteks puudutab ka mingid teatud inimesi, et ma ei tea, kas laos midagi muudetakse, mingisugused uued masinad tuleb juurutada. Et seal tegelikult nagu sellest osast ei puudu. Et siis ei ole nii, et paned projektiplaani, et siin on tšekk, et tuleb teha siis uus masin välja viia. Võib panna selle tšeki sinna, aga siis millegi pärast see asi tavaliselt ei toimu niimoodi. Ei lähe tööle, jah. Ei lähe tööle, jah. Jaa. Võib-olla nendest siis rollide juurde juba tulles, et sa ütlesid, et sa oled valdavalt teinud siis uute toodete turul toomisega seotud muudatusi ja ka sellega seotud siis tõenäoliselt protsessi muudatusi või ja sealt edasi, et milliseid rolle sa oled muudatuses täitnud või kandnud? Et nüüd ma olen nagu rohkem nii-öelda, kui ma Foxway'ga liitusin, et siin on nagu nüüd minu jaoks nagu natukene teistmoodi. Need projektid on oluliselt nagu suuremad ja oluliselt rohkem on siis nii-öelda nagu muudatuste, klassikalise muudatuse moodi selles mõttes, et on palju inimesi kaasatud. Et ma olen tegelikult saanud kõiki rolle proovida, et ma olen saanud sponsor olla ja ma olen saanud nii-öelda projektijuhina seda asja teha ja ma olen saanud ka tiimiliikme rolli proovida. Et see on nagu huvitav olnud. Sa ütlesid sa oled nüüd osalenud suuremates muudatustes, et mis on mida peaks ühes suuremas muudatuses, millele peaks rohkem tähelepanu pöörama kui sellise väiksema muudatuse puhul? Et omast kogemusest kindlasti see sponsori roll, et see sponsor, kes seda asja veaks ja kes oleks nii-öelda nagu selle nii-öelda muudatuse nägu ja eestkõneleja. Et see on selline osa, mis tavaliselt jääb nagu alguses inimesed on alati nagu väga kaasatud, ka need, kes nagu peavad seda sponsori rolli kandma. Aga üks hetk, kui nagu tuleb reaalselt nii-öelda enam nii huvitav ei ole, enam nii põnev ei ole, tuleb reaalselt hakata tööd tegema, probleeme lahendama, ennast näitama, inimestega rääkima, siis need sponsorid kipuvad nagu ära kaduma. Kas neile meeldib siis sinu kogemuse põhjal enamasti alustada ja sellist nagu rahvast üles kütta, aga et siis kui päris tööks läheb, siis on juba keerulisem? See on hästi tavaline, et ma arvan, et see on nagu üsna nagu levinud, et projektide ja muudatuste algatamises oleme me kõik nagu suured meistrid, aga need asjad nagu lõpuni viia, et see on hoopis teine teema. Mis seal huvitav siis nagu puudu jääb sellisest tavapärasest, ma ei tea, energiavoost või miks siis ära vajuvad asjad? Üks asi, mis ma ise olen nagu tähele pannud ja näinud olen, et neid asju võetakse ette liiga palju ja tehakse asju korraga. Et ma olen nagu üsna selgelt nagu omast kogemusest nagu näinud seda, et kuidas tegelikult selline paljude asjade korraga tegemine, et isegi kui näiteks sponsor või keegi, kes seda eest veab, et on väga energiline ja temal on selleks aega, aga selleks, et see asi edukas oleks, peab ka see tiim kaasa tulema, nendel peab ka aega olema, nendel peab ka energiat olema. Ja kui need asjad nagu ei toimi hästi, siis see muudatus tavaliselt ei lähe nii nagu peaks minema. Ja, või siis teine variant on see, et kui palju muudatusi lõpuks puudutab samu inimesi organisatsioonis, siis seal ka tuleb vaadata, eks ju, et millistesse sektoritesse, inimestesse, osakondadesse sa selle korraga kõik lahti lased. Just, et just see nii-öelda selle aja ja ressursi jagamine, et kõik asjad ei saa korraga juhtuda samas kohas ja samal ajal, et see tuleb nagu läbi planeerida ja mõelda ja jagada. Aga see on keeruline.
mis siis on need asjad sinu enda kogemusest, et kui sponsor ehk siis tippjuht või üldse keegi, kes tellib nii-öelda tellimuse, et algatab selle, et mida ta peaks arvesse võtma selleks, et inimesed siis tema mõttega kaasa tuleksid? Ma arvan, et kõige esmane ongi see, et aru saada, et mida see nagu ikkagi tegelikult nagu tähendab nendele samadele inimestele. Et sponsorile endale tähendab see nagu hoopis midagi muud tavaliselt kui sellele tavalise inimesele, kes tuleb kaasata ja kes peab nagu ka oma asjad ära tegema seal. Et kui nagu sellist suurt pilti selgitada, loomulikult seda on vaja teha. Aga inimesel on ikkagi vaja aru saada ka see, et mis nagu tema sellest saab, mis tema jaoks muutub ja nii edasi, et ainult selle suure pildi peal nagu kaugele ei sõida. Et just kui siis sellises tippjuhtkonnas nähakse seda, et millised on need selle muudatuse kasu organisatsioonile ja kas ta muudab siis efektiivsemaks midagi või hoiab aega kokku või toob rohkem kasumit sisse. Aga et siis sealt edasi minna minna inimeste tasandile on siis oluline teada saada igal inimesel, et mis kasu siis mina sellest muudatusest saan. Just, et sest muidu see huvi nagu kaob ära, et iga inimene ikkagi tahab teada seda, et mis tema konkreetselt talle muutub, mis paremaks läheb, mis teistmoodi saab olema või mis ka halvemaks läheb, aga kui see halvemaks minek on kuidagi hästi põhjendatud, siis on see ka okei. No kasu on ju niisugune tegur, et tõenäoliselt kui meie mõne muudatuse peale mõtleme, et siis ka meie isiklikult leiame nagu väga palju erinevaid kasu ja meil kõigil on mingisugune erinev kasu. Et see, et ma ei tea, selline tuleb mingi restruktureerimine organisatsioonis, võib-olla minu isiklik kasu on see, et ma saan oma nõmedast kolleegist lahti. Ma loodan, et mul ei ole. Aga mina olen see nõme kolleeg, eks ju. Jah, sa oled see nõme kolleeg. Kes ei ole rahul. Jah. Ja võib-olla Marko siis üldse juhina mõtleb, et ma ei tea, lähen teist tiimi juhtima ja et saangi nendest siis lahti. Et see on nagu kasu. Kas või see, et kui osadele inimestele väga meeldib õppida, et siis uus olukord on nende jaoks huvitav ja siis on teised, kellele absoluutselt ei meeldi. See sama olukord on nende jaoks nagu väga mitte huvitav, mitte paelu. Ja need inimtüübid on, eks ole, erinevad, et osad on, kes lähevad kaasa kergesti, kellele meeldibki, et kõik asjad muutuvad ja samas on need, kes tahavadki, et kõik oleks nagu hästi kindel ja paigas hästi ja kui nende kõigile nagu samamoodi läheneda, siis paratamatult tekivad seal probleemid. Okay. Aga mis siis tegema peaks? No just, ma mõtlen ka, et sponsor võib-olla sponsori tasemel inimene mõtlen nii, tahan kõiki inimesi kaasata, olen rääkinud need organisatsiooni kasud ära, et kurja ikka nad nagu ei saa aru või et ei tule kaasa. Mis need sinu kogemusest need nipid on? See sama asi, mis siin laua peal on, Atkar. aga tegelikult selle nii-öelda reaalsuses juurutamine ja tegemine, et see nõuab nagu sellist ikkagi väga head arusaama sellest ja nii-öelda harjutamist. Et see tuleb kõik nagu kogemusega. Nagu projektijuhtimise koha pealt öeldakse, et 20% on õpitav ja 50% tuleb kogemusest. Et ma arvan, et selle juhtimise, muudatuse juhtimisega on samamoodi, et sa pead nagu tegema neid asju läbi ja harjutama ja proovima. Kus see 30% tuleb? 30% on siis igasugused tööriistad ja protsessid ja need asjad. Okei, selge. Ja et selline tavapärane saadame nad koolitusele ja küll neil siis teadlikkus ja see soov ka tekib muudatusega kaasa minna, et päriselus ei pruugi alati nii hästi minna. Ei lähe nii hästi, jah. Ja. Aga ometi me teeme seda päris tihti. Kuidas sina planeerimisse suhtud? Kas see on midagi, mis on muudatustes kasulik? Jah, see on siuke planeerimine. See on siuke, et inimene planeerib, jumal juhib. Et ei loomulikult on vaja nagu suurt pilti planeerida ja suures pildis planeerida. Et see on nagu oluline ja tähtis. Aga nüüd nagu jällegi omast kogemusest, et kui sa nagu ütleme 2 nädalat on võimalik nagu päris hästi ette planeerida, mis nagu toimub. Aga mis sealt edasi saab, siis mina ei ole näinud ühtegi inimest, kes suudaks nagu üle 2 nädala täpselt nagu asju ette planeerida ja paika panna ja mõelda ja teha.
ja seda siis vahet ei ole, mis rollis olles, et on see muudatuse või projekti või mis iganes juht ja. Noh, kui suur pilt paigas on, siis on loomulikult palju lihtsam ja seda väikest pilti ka, aga seal tulebki täpselt sama asi, et nüüd kui sul nagu nii-öelda ressursid jooksevad omavahel kuskil kokku, inimesed, kes peavad sul ühes nii-öelda muudatuses ühte rolli tegema, mingeid asju tegema, teises samal ajal toimuvas tuleb mingi nihe sisse, asjad hakkavad kuhjuma, et noh, kõik nagu sellised asjad, et need juhtuvad paratamatult, et ma ei ole ühtegi projekti näinud, mis nagu oleks läinud, mis oleks nagu pikem kui 6 aega ja mis läheks nii nagu kuu alguses planeeriti. Et see on nagu mission impossible kahjuks õnneks. Et jah, kui see suur pilt on paigas, on lihtsam neid väikseid asju nagu ümber mängida. Aga nüüd sellist mingit väga detailset pikaajalist planeerimist, et mina omas kogemuses seda nagu näinud ei ole, et see töötaks. Mida see suur pilt sisaldama peaks? See on nagu üldine niisugune guideline, et miks me seda teeme, kuhu me lõpuks tahame välja jõuda ja kaua me selleks nii-öelda aega planeerime, et selleks välja jõuda. Ja siis on ka oluline teha nagu see paika panna, et kas see nii-öelda muudatus või projekt või et saab läbi siis, kui me nii-öelda oleme saavutanud selle eesmärgi või on siis, kuidas mina nagu paremini seda näinud olen ja kuidas see paremini töötanud on see, et me võtame mingi aja. Et meil on 2 kuud aega ja jõuame selle 2 kuuga teha täpselt ära nii palju, kui me jõuame. Ja siis on kõik. Ja siis otsustame, kas me tahame edasi minna või ei taha edasi minna. Aga et siuke asi paika panna. Kui panna paika nagu selline nii-öelda nagu eesmärk, mis ei ole ajaliselt piiratud, on lihtsalt, et me peame seda tegema, need asjad peavad olema juurutatud, siis tavaliselt nagu see võtab tohutult kaua aega võrreldes sellega, kui sa paned nagu ajalise nii-öelda asja paika, et seal on jah sellised erinevad. Kui sa ajalise tähtaja paned paika, kas siis selle tulemusena ei või minna nii, et olulised asjad jäävad justkui tegemata seal või? Võib minna, aga siis ongi see, et sa saadki nagu sellise ajaliselt on paika pandud, et sa saadki siis selle aja lõppedes otsustada, et kas minna edasi või mitte minna edasi. Aga nagu oluline või tähtis on see, et need vaheetapid oleks, et me ei annaks nagu et kuskil kaugel terendab mingi eesmärk ja me kogu aeg liigume sinna poole, aga me ikkagi nagu täpselt aru ei saa, et kus me oleme ja kaua me sinna sellele jõudmiseks aega läheb ja nii edasi. Kes siuksed ajalised checkpointid? Et täitsa, mille tulemusena võib siis ka selle asja kõik korstnasse kirjutada, et just. Ei läinudki hästi. Just. Ja need samad vaheetapid, et seal on nagu võimalik siis nii-öelda ikkagi aru saada, et just see, et kui näha on, et see asi ei toimi, see ei tööta, et kui sul on siuke pikk kauge eesmärk, sa näed küll, et see ei tööta, aga kõik ikkagi tahavad sinna jõuda. Ja see eesmärk lükkub kogu aeg nagu edasi. Et kui sa paned nagu sellised ajalised eesmärgid, et siin me vaatame ja ütleme, kas ei või jaa, et siis on nagu natuke lihtsam kogu seda teekonda nagu läbida. Hea nipp. Ma tuleks siia sponsori rolli juurde tagasi, sa ütlesid, et neid on, et lihtne on alati algatada. Võibolla seal ja raskem on siis lõpule viia, aga et miks siis ja sa minu meelest ütlesid ka seda, et tippjuht alguses on kaasas ja räägib sellest organisatsiooni kasvust ja miks me üldse midagi teeme, aga siis kuidagi kaob ära, et miks üldse on tähtis, et ta on kaasas? Ikkagi ongi see, et rõhutada seda olulisust ja seda inimest nii-öelda nagu kaasata ja anda seda energiat neile. Sest kui inimesed näevad, et see nüüd tegelikult ikkagi vist ei ole nii oluline tippjuhi jaoks, kui ta alguses rääkis. Sellepärast, et ta ei tule siia koosolekule, teda ei ole seal näha, ta ei ole seda teinud, mis ta lubas. Siis miks me peaksime seda tegema? Et see ei ole ju tegelikult nii tähtis, et teeme parem midagi ägedamat ja mõnusamat. Okei. Ja tippjuht siis tõenäoliselt taustal sellepärast ei ole nähtaval, et tal ei ole aega või et tal on mingisugused muud tegemised juba kuskil tagataskus ja aega napib, et mis on sinu kogemus ja see tegelikult on paljude selline väljakutse ka, kas siin podcastis osalejad või ka meie teised inimesed, kes on rääkinud, kes on siin koolitustel ka osalenud, et kuidas siis ikkagi sponsorit kaasata. Et kuidas ta kaasa tõmmata ja panna
teda nägema, et tal on väga tähtis roll just nagu sa ütlesid, selle olulisuse tekitamisel. On sul siin ka mõni selline hea nipp või tuleb sul meelde mõni hea sponsor, kes sul on olnud? Üks väga hea sponsor ja tegelikult, kes oligi nagu minu väga paljuski õpetaja projekti juhtimises oli minu siis tolleaegne PMO juht Schneideris, kes tõesti suutis nagu ennast nagu alati nii-öelda näidata ennast ja ennast nagu nii-öelda igalt poolt nii-öelda nagu kaasa viia ja kaasas olla. Et aga kuidas ta seda tegi, oligi see, et ta nagu väga selgelt prioritiseeris neid asju, et see on tähtis ja ma ei võta midagi sinna kõrval, enne kui see tehtud saab ja alles siis võtan järgmise asja. Ja tegelikult nagu see, mida ma olen ise ka proovinud siis nagu nii-öelda ellu viia, et mitte üks asi korraga, aga lihtsalt see, et reaalselt, et kui me ikkagi midagi teeme, me tahame seda asja tõesti saavutada, et siis, et see töötaks, et siis me ei saa teha nagu palju asju korraga ühel ajal. Et me peame keskenduma sellele ühele asjale, selle hästi ära tegema ja siis võtame nagu järgmise. Loomulikult seda on hästi keeruline teha. Tahtsingi küsida, et palun nippe, kuidas päris elus seda rakendada, et omanikud või siis päris tippjuhtkond ei sõidaks selga kaskaadi eesmärkidega, mis kõik oleks vaja sellel aastal või juba eilseks ära teha. See ongi ainuke viis, kuidas seda teha või kuidas mina näinud olen, et see nagu toimib natukenegi on see, et sa peadki näitama seda, et me tahtsime teha seda, aga sellepärast, et need asjad olid korraga, meil ei olnud seda ressursse, meil ei olnud aega, mis iganes, et see on nagu sihukese praktilise näitega. Aga kui me tegime niimoodi, et meil oli selleks aega, siis tulemus oli hea. Et see nagu toimib. Aga see jutu rääkimine ja see nagu jällegi ei vii väga kuskile. Nii et ideaalis siis võiks olla üks oluline muudatus korraga, kui see puudutab kogu näiteks organisatsiooni. Ideaalis küll, jah. Aga või siis need muudatused oleks siis niimoodi planeeritud, et asjad ei juhtuks nagu samal ajal ja samad inimesed ei peaks tegema samal ajal nii-öelda. Kuna need muudatused on nii-öelda nagu on top of nende nii-öelda nagu tavalist tööd ja kui seda veel nii-öelda dubleerida või topelt teha, et siis ei tule kohe kindlasti midagi välja sellest. Jah, tõepoolest ju me ju organisatsioonis mitte võitle, vaid võistleme, vaid meil ongi ju mingisugune ressursi see pool, bassein või kelle mõtlen seda eestikeelset vastet, pool nagu ressursi mingisugune puul ongi väga hea võimekus. Teatud võimekus asju ellu viia. Teatud võimekus asju ellu viia ja kui meil on see erinevad nii-öelda osakonnad teevad erinevaid muudatusi, siis tegelikult nad ju võtavad sellest samast võimekuse puulist, basseinist neid siis kas siis inimesi, keda on vaja muudatusega kaasa aidata või inimesi, kes ära teeks need või siis ja nad võtavad ju nende aega ja nende tähelepanu ja nii edasi. Aga nagu ometi, ma tean väga väheseid organisatsioone, kellel on hea ülevaade, et palju muudatusi tegelikult korraga organisatsioonis on ja millised on need kõige prioriteetsemad muudatused. Et selline, aitäh selle mõtte eest. No võib-olla tulla siia nende muudatuste juurde, sinu enda juurde tagasi ja küsida, et millised muudatused on sinu jaoks kõige keerulisemad olnud? Kõige keerulisemad kindlasti on need, mis ongi nagu võib-olla selliste erinevate kultuuride, näiteks väga hea nagu ka Foxway näide, et kus nagu nii-öelda ettevõte koosneb nagu paljudest erinevatest osadest, erinevatest nii-öelda kultuuridest pärit inimestest. Ja nüüd nii-öelda nagu kokku sulatada siis selliseks, et me hakkaks kasutama nagu ühtseid protsesse, oleks nagu ühtsed arusaamad asjadest, et need on kindlasti keerulised. Kas kultuuri all, ma siin täpsustan, kas sa pead silmas nagu lihtsalt selle organisatsiooni ja töökultuuri või siis inimeste endi sükest päritolust võib-olla sõltuvad kultuuri, kus ka käitumised ja harjumused on? Pigem meie näitel on see ikkagi see nii-öelda organisatsiooni kultuur, et meil ei ole nagu päris nagu nii erinevaid, et nüüd tõesti, et meil kuskilt kedagi nii-öelda nagu, ma kujutan ette, et kui näiteks oleks ettevõte kuskilt Indiast või Hiinast, et oleks oluliselt keerulisem. Aga nüüd nagu Euroopa piires, et see ei ole nagu, see kultuuride vahe ei ole nii suur, aga kindlasti on selles töökultuuris ja arusaamadest ja protsessides, et seal on kindlasti päris suur vahe.
no sa oled Saksamaal ka töötanud, et kui mõelda erinevad kultuurid, et kas Eesti ja Saksa kultuur ka kuidagi erineb selle poolest, et kuidas me muudatustega kaasa tuleme? Kindlasti erineb jah, et ma küll olin Saksamaal nüüd juba 10 aastat tagasi, et kindlasti seal on nagu asjad võib-olla muutunud, aga nad olid oluliselt nagu jäigemad nendes asjades kindlasti, et seal nagu muudatuste läbiviimine, et oleks nagu selliste muudatuste nii-öelda, kus just on vaja näiteks nagu just protsesse muuta, inimeste käitumist muuta, et need oleks kindlasti oluliselt keerulisemad olnud, et kui siin praegu. Mis selle kultuuride kokku sulatamise juures väljakutseks on? Ma arvan, et kõige suurem nagu väljakutse on see, et kuidas sa siis nagu teed selgeks, et see protsess või see viis, kuidas me asju tahame teha, on parem kui see, millega teie nüüd harjunud olete. Et kui sa lähed lihtsalt sinna selle jutuga, et nii peab olema, sellepärast, et me oleme otsustanud, et see on nagu väga hea protsess, et see jällegi on keeruline. Et jällegi tuleb selgitada, mis on see head ja vead, mis on need kasud, miks me seda tahame teha, mis on see suur pilt ja nii edasi, et see võtab palju aega, aga kui see jätta tegemata ja lihtsalt nagu sundida neid asju tegema inimesi, siis see tulemus on jällegi hästi selline, mis nagu lõpeb sellega, et osad inimesed lihtsalt lähevad töölt ära või need asjad ei toimi, neid asju öeldakse, et jah, me teeme nii, aga tegelikult ei tehta ja nii edasi. Et see. Kas vahel on okei ka, et muudatuse tulemusena läheb inimene töölt ära? Ikka on jah. Et see, kui ikkagi ei sobi need veregrupid ja ei sobi need asjad, et siis on see nagu suht loomulik. Või kui seda what's in it for me ei olegi seal näiteks minu jaoks. See võib ka täiesti olla. Ja see on nagu täiesti okei, et alati ei saagi nagu sellist lahendust leida, mis kõigile sobib. Kuidas või mis rolli mängib, sa räägid protsessi muudatusest, me võimegi protsessi muudatuse võtta, et mis rolli mängib kaasamine ja kuidas seda saaks ära kasutada või oled sa seda ka ära kasutanud? No jah, ikka, et see, mis nagu hästi töötab, on see, kui inimesed nii-öelda tunnevad, et seda nende know-how'd nagu tahetakse, et isegi nagu sellise muudatuse läbiviijana, et isegi kui sa tead, et nii-öelda, et me nagunii tahame midagi muud nii-öelda juurutada lõpuks, aga sa pead ikkagi tegema need astmed läbi, et see inimene saab kaasatud, et ta saab oma arvamuse öelda ja et ta tunneb, et tema käest küsiti ja nii-öelda, et siis ta tuleb nagu paremini kaasa. Ja lõpus on siis lihtsam selgitada, et ma arvan, et enamus inimestel ikkagi meeldib see, et nende arvamust küsitakse, nendega arvestatakse ja nad saavad ennast nii-öelda koosolekul kätt tõsta, öelda, et jah, ma olen nõus või et ei kommenteerida siis mingil viisil. Või lõputult vaielda? See on jällegi siuke piir, et seal tuleb nagu ära tunnetada, et kus see nii-öelda toimib ja kus see läheb nagu selliseks mõttetuks vaidlemiseks, et siis tuleb lihtsalt ära lõpetada see. Stopp peale panna siis, et ma olen küll näinud neid tüüpe, inimtüüpe, kellele meeldibki vaielda ja vaielda ka juba sellepärast, et vaidlemine on hea ja. Mõnikord on hea, kui on sellised inimesed ka kaasatud. Aga mõnikord on jah, siuke, tuleb nagu piiri pidada sellega. No väga hea, no protsessi muudatusega edasi minnes, et millal ma oma protsessi muudatuste peale mõeldes on päris suur ohukoht see, et me ju töötame, me kaasame inimesed alguses, me mõtleme mingi ägeda protsessi välja, me saame justkui aru, et vana protsess ei tööta, kindlasti peab uuega edasi minema ja siis me lähme ellu selle protsessiga ja kuidagi nagu ei õnnestu, et ikka kasutatakse vana protsessi. Et inimesed kipuvad kuskil nagu tagasi minema nende vanade harjumuspäraste käitumiste juurde, sest protsessi muudatus ju tõenäoliselt eeldab seda, et sa hakkad midagi teistmoodi tegema, et teistmoodi käituma. Mis on sinu praktika, et kuidas muudatust hoida ja et ta elus püsiks ja et see õnnestuks ja et saaks tagantjärgi öelda, et näed, et õnnestus, nüüd on protsess juurutatud? Üks tähtis asi kindlasti selle, lähen nagu paar sammu tagasi selle protsessi muudatusega, aga on see, eks ole, siis as is to be ja et siis as is, et see on hetkeolukord ja siis kuhu me jõuda tahame.
ja hästi tihti, mis tehakse, on see, et see siis tehakse ilusamaks, kui see tegelikult on. Aga miks? Seda on lihtsalt, kuidas sa saad, et inimene tahab ju öelda, et tegelikult ma teen ju palju paremini. Tegelikult asi ei ole üldse nii hull, et ja kui seda nagu mitte nagu nii-öelda nagu ära jagada õigel ajal, siis nagu tulemus ongi see, et tegelikult nüüd selle, kuhu me nagu jõuda tahame, et see nii-öelda see vaheetapid ja asjad, et mis me selleks tegema peame, et me tegelikult ei tee piisavalt. Ja siis võib ka nagu juhtuda see, et tegelikult see uus protsess nagu ei ole päris see, mis me tegelikult nagu peaksime tegema või kuhu me tahaksime jõuda. Kuidas siis saada inimesed ausad sellest rääkima, mis see siis tegelikult on? See on keeruline, päriselt ka keeruline. Et seal ongi vaja siis, et kas siis nii-öelda selle muudatuse läbi viia või projekti juht, et ta peab nagu ikkagi väga hästi aru saama sellest, et kuidas see nagu protsess tegelikult nagu toimib. Läheb kõrvale ja vaatab näiteks. Ja suutmagi nagu challenge ida siis neid inimesi, et kes seda info annavad ja mis see tegelik olukord on. Ja jällegi, ma nüüd olen sellest juhtkonnast palju rääkinud, aga siukene jällegi nagu kivi tavaliselt sinna juhtkonna kapsaaeda, et erinevates ettevõtetes pole nagu näinud seda, et ikkagi tahetakse näidata natuke ilusamalt seda pilti, kui see tegelikult nagu on. Et meil tegelikult ikkagi nii halvasti ei ole, meil tegelikult ikkagi on päris hästi. Et meil tegelikult nagu saame nagu lihtsamalt ja nii edasi, aga see nagu ei toimi. Aga kui nüüd sinu küsimuse juurde tagasi tulla, siis jah, et ma arvan, et see ongi hästi tähtis, et need inimesed, et mitte nagu selle vana juurde tagasi minna, et esiteks on see, et kindlasti tuleb jälgida, et see uus protsess tõesti nagu kasutusele võetakse. Ja selleks ka jällegi aega planeerida, et mitte, et kui me nädal aega oleme selle järgi teinud, et jah, nüüd on kõik korras ja nüüd asi toimib, et see tuleb ikkagi nagu mitu kuud jälgida seda vähemalt, et kui on selline suure muudatus. Ja teine ka see, et nad ka saaks aru sellest, et igaüks nagu saaks nii-öelda jällegi selle, et mida me enne tegime, mida me nüüd teeme ja mis see nüüd kasu on mulle, ettevõttele edasi, et kogu aeg seda ka nii-öelda nagu korrata siis läbi käia ja korrata ja näidata. Kinnistada. No sa ütlesid, et paar kuud läheb aega enne, et peaks kontrollima, kas muudatus on kenasti juurdunud või mitte, et millal siis saab öelda üldse, et millal saab öelda, et see ongi juba vana norm, et muudatus on vana norm? See sõltub sellest kindlasti sellest muudatuse suurusest ja nii-öelda, et kui ja mis osasid ta nii-öelda nagu mõjutab, et meie ise oleme teinud oma projektijuhtimise süsteemis, et see muudatus, et me jälgime 3 kuud kuni aasta, see sõltub siis sellest muudatusest, et kui on nagu siukene nii-öelda tulemused tulevad kiiresti, meil on need KPI-d, mida me saame nagu kas või iga nädalaselt jälgida, et siis on see periood lühem. Aga kui on mingi kvartaalne või siukene pikem nagu raporteerimise aeg või asi, et siis on kuni aasta võib olla see aeg, et me tahame kindlad olla, et see ikkagi kõik toimib nii nagu plaanis on. Mul on küsimus, kui sa lood midagi täiesti uut, ütleme näiteks on see siis täiesti uus toode, vahet ei ole, mis liiki ettevõttes, kas see on ka muudatus? Kindlasti. Miks ma seda küsin, on see, et võib ju arvata, et aga see on, mida sa ikka muudad? See on täitsa uus asi ju. Aga mida sa siis muudad? Jah, sa muudad selles mõttes nagu kogu protsessi ikkagi, et see uus toode tuleks, et sa peadki seda ikkagi nagu projektina tegema, et see ei ole nagu nii-öelda daily töö, et seal on ikkagi erisused, et mingid asjad tehakse teistmoodi, mingid asjad on, sa muudad seda nii-öelda ongi siis nagu seda igapäevast tööd inimestele. Sa lisad sinna midagi juurde? Sa lisad sinna midagi juurde ja see ongi muudatus, et võib-olla kellegile ei muutu nagu suurt midagi, et arved tulevad ikka samamoodi, aga võib-olla kuskil on mingis osakonnas või mingil inimesel on see nagu väga suur asi. Miks ma seda küsin, on see, et kui ma olen rääkinud ettevõtte juhtidega või siis seal töötavate inimestega, siis sageli tuleb vastuseks, et meil ei ole suuri muudatusi, või meil ei ole üldse muudatusi. Ja siis ma kuidagi mõtlen, et kuidas need inimesed enda jaoks siis
kõike seda igapäevast elu, mis ju tegelikult ikka muutub. Et sa aasta jooksul kas või märkamatult tood sinna uusi ja uuendusi ja mis iganes muudatusi sisse. Et huvitav, kuidas nemad mõtlevad, et mis see siis muudatus nende jaoks on, kui nad ütlevad, et ei ole muudatusi? Võib-olla ongi siis see, et teha, et midagi väga, väga suurt, et ma ei tea, hakkame mingit uut, ma ei tea, raamatupidamissüsteemi kasutama või mis nagu ikkagi täielikult muudab nagu sellest 180 kraadi pöörab siis teistpidi nagu praeguse töö või ettevõtte. Ettevõtte liitmised, lahutamised näiteks, mida võib-olla siis veel mõeldakse selle muudatuse alla kindlasti. Aga kui seda igapäevast, kui sa näiteks vaatad ütleme enda tööplaani sellist aastast, et mida sina seal muudatusena käsitled üldse? Tegelikult on minul on jah, kuna ma juhin, eks ole, PMO-d, et mul on nagu üsna selge, et selles mõttes, et mis projektid ja mis muudatused siis PMO-sse jõuavad. Aga kui ma tegelikult nagu enda ümber vaatan, siis lihtne näide, et üks hetk meie keskkonnaspetsialistid otsustasid, et me peame hakkama prügi sorteerima. Ja see tundub hästi lihtne, et paneme prügikastid üles ja kõik töötab. Aga see võttis ikkagi mitu kuud aega, enne kui see reaalselt nagu toimima hakkas ja tööle hakkas. See on ka muudatus, see on ka tegelikult seda tuleb teha nagu muudatusena, käsitleda muudatusena. See ei ole tegelikult nii lihtne. Teie enda organisatsioonis siis või? Tartu kontoris. Et see oli tõsine projekt, et see ei olnud nii lihtne. Kas see on nüüd hästi juurdunud? See on hästi juurdunud. Et see ju eeldab tegelikult ka seda, et ma tean, et üks asi, et ma tean, kuidas prügi sorteerida, teine asi, et kas ma ikka selle banaanikoore panen sinna biojäätmetesse või panen ma ta kuskile olmesse. Ja seda saigi teha niimoodi, et tehti prügikastid lahti ja kui banaanikoor oli pakendit hulgas, tehti pilt ja saadeti kõigile laiali. Ja ikkagi näitikustati ja hoiti kätt päris kõvasti pulsil. Aga jällegi, et kui sa nagu teed seda lihtsalt, et jah, et tehke või teeme, et kui sul ei ole ikkagi nagu konkreetselt mingit plaani, tegevust, vastutajaid inimesi, siis on nagu jällegi, et me siiamaani tõenäoliselt paneks neid banaanikoori sinna nende tara juurde. See on väga hea näide. See peagi olema selleks mingit tohutut uut projekti või sellist mastaapset liitmist, lahutamist, uut toodet. Et kas või see, et sa pead midagi ringi harjutama inimestes. Ja mida suurem organisatsioon, seda keerulisem see on. Et Saksamaal oli nagu hea näide, et seal sellised nii-öelda organisatoorsed muudatused, et sellega tegeles ametiühing. Ja ametiühingul oli oma nii-öelda projekti või muudatuste juht, kes oligi nagu ettevõttele määratud ja kes siis nagu vaatas üle kõik sellist tüüpi. Seal võis olla ka see, et näiteks inimestele hakati palka maksma teistmoodi või teisel kuupäeval. Isegi see oli muudatus ja see oli ka päris keeruline nagu läbi viia ja teha. Et kõik sellised asjad, et tegelikult see kõik on nagu, kõik on muudatused, kõiki tuleb hallata, kõiki tuleb tegeleda. Ja või kas või see, kui näiteks seadusandluses midagi muutub ka näiteks palga mõttes, eks ju, kas mingid maksud tõusevad, langevad, midagi kaob ära, tuleb juurde. Et siis see justkui tundub ka, et mis seal ikka, aga ma kujutan ette, et see personalarvestaja või raamatupidaja on järgmised 2 kuud on lookas selle all, et kui seda varem kuidagi ei teavitata või mingisugust sükest suuremat sõnumit ei anda. Sellega ei arvestata ja ta nii-öelda ei võeta ära talt seda nii-öelda tava nii-öelda töömahtu. Et siis tal ongi see, et ta peab tegema ületunde asju, siis ta ei suuda seda teha, siis pannakse talle keegi appi ja siis hakkab kerima. Tegelikult see väike asi võib nagu päris suureks minna lõpuks. Ja inimesed kõik on pahased. Kuigi ei oleks olnud, ei peaks ettevõtte pealegi pahane olema, vaid et see oli üleüldine muudatus. Aga ikkagi vastuseisu tekib igal pool. Sükest frustratsiooni. Kas Saksamaal oli kohe selline eraldi roll muudatuste juht siis olemas, kes saadeti? Ta ei olnud päris muudatuste juht, aga ta oli siukene, ma ei teagi, kuidas see eesti keeles see nimetus on, aga ta oli selline inimene, kes põhimõtteliselt siis nagu pidi kindlustama selle, et need asjad nii-öelda saaksid ka ellu viidud reaalselt ja normaalselt, et nad ei jääks kuskil nagu ripakile. Samad need igasugused seaduse muudatused asjad, et seal oli näiteks, kui mina seal olin, siis oli hästi suur teema oli, et sakslastele tšekkide asemel hakati panga ülekandega palka maksma. Ja see oli ka väga-väga suur. 10 aastat tagasi. Muidugi. See oli ka väga suur teema, see läks kohustuslikuks ja tšekid kaotati ära. Et see oli
seal oli nagu ikka tõsine projekt, et see asi nagu nii-öelda ellu viia ja kõik sellega rahul oleks ja aru saaks, et mis nad tegema peavad ja nii edasi. No sa oled muudatuste juhtimisega ka rohkem kokku puutunud ja tead ka rohkem neid metoodikaid, et minult ikka küsitakse koolitustel, et kas muudatuste juhtimise jaoks oleks vaja eraldi rolli organisatsioonis või saab seda kuidagi integreerida teistesse rollidesse ja kui, siis millistesse rollidesse? Mis on sinu mõtted siin? Jah, me ise oleme seda praktiseerinud ja praktiseerime edasi, et me proovime kokku viia siis projekti juhi ja muudatuste juhi. Aga seda ei saa teha nagu, see peab olema eraldi selliste väga suurte muudatuste puhul. Et siis need asjad ikkagi nagu ei tööta koos, et seal tulevad nagu väiksed erinevused sisse. Või selle projektijuhi koormus läheks liiga suureks, et siis on vaja nagu sellist abi ka sealt poolt. Aga kus seda ressurssi siis võiks võtta? Jah, see on ka hea küsimus. et praegu me oleme planeerinud jah, et meil on projektijuhid ja siis on ka siis nii-öelda HR-i või people and culture. Aha, kes toetab. Et sealt siis nagu tuge saada ja inimesi koolitada sealt poolt. Et need nagu tunduvad olevat sellised head funktsioonid või kohad, et kes nagu suudavad siis seda suurt pilti hallata ja näha, et sealt need inimesed võiks tulla. Võiks tulema. No, sa oled rääkinud juhtkonna rollist, päris pikalt me oleme vaadanud, et miks juhtkond peaks siis alguses ja keskel ja lõpus kaasas olema ja muudatuste juhtimises on ju projektijuht ja siis on muudatuste juht, kes võib sama mütsi kanda, nagu sa siin ütlesid. Aga millised rollid on veel olulised muudatuses? Kes võiks veel aidata muudatust jõustada? Kindlasti tippjuhtide lisaks peab olema siis nii-öelda see vahejuht, et kellel konkreetselt siis tema osakonnas midagi hakkab muutuma ja toimuma. Et kui on niisuguse suure muudatused, siis kindlasti ka need inimesed peavad olema seal kaasatud ja tegevad ja rääkima sama juttu, mida sponsor ja nii edasi, et see on nagu oluline. Aga kindlasti veel jah, et selliste mina nagu näen seda, et nagu kaasata, jah, see on nagu hea lihtne öelda, et nii palju kui võimalik, aga ka arvestada seda, et niisugune suure muudatus, et sul on nagu 10 inimest istub ümber laua, on tunniajane koosolek, et see ei ole tund aega, see on 10 tundi, et see on nagu väga kallid, et sa pead nagu väga hästi nagu valima ja teadma ja võtama, et kuidas seda teha. Niisugune pidev tasakaal sellise efektiivsuse ja ärivajaduse ja mis sul vaja on ja mis sa minimaalselt saad võtta. Just, et see nõuab sellist, jah, see tuleb jällegi, ma arvan, kogemusega, et sa pead tegelikult nagu, kui sa oled muudatuste juht, et sa pead aru saama või teadma nagu väga hästi neid inimesi, et kellele kuidas infot edasi anda, kellele piisab sellest, et saadetakse e-mailiga, kellel on vaja ikkagi nagu näost näkku seda infot anda ja nii edasi. Hästi palju selliseid detaile. Ja ma kujutan ette, et lisaks tippjuhtidele võib-olla, kes ei tunnegi inimesi meeskonnas, ongi siin just see meeskonnajuht, nagu sa ütlesid, need vahetud juhid ka hästi olulised, et nemad ju teavad, mis nende meeskonnal on vaja ja tõenäoliselt enne seda nad peavad ise selle muudatuse üldse ära sööma. Just, et see on nagu mitu astet nagu läheb sealt, ja samamoodi tuleb see nii-öelda tagasiside ka nagu läbi mitme astme, et tavaliselt nii-öelda tavaline liinitöötaja ei lähe muudatuste juhi juurde ja ütlema, et mul on see probleem ja mul on too probleem, et tema läheb oma juhi juurde ja nii edasi, see sõltub, kui suur see organisatsioon on, et aga see peab käima nagu jah, mõlemad pidi nagu väga hästi, et ja vahel need vahejuhid ka põrgatavad ka mulle tagasi, et kuidas me üldse seda muudatust oma meeskonnas läbi viin, kui ma tegelikult ei saa aru, miks seda muudatust vaja on. No just. Et see teadlikkuse tekitamine ikkagi vahejuhtides endas ju on üsna suure võtmetähtsusega, mulle tundub ka. See on hästi oluline, et nemad, et kui nemad nagu välja jäävad sellest või nemad aru ei saa, siis ei tule keegi kaasa loomulikult ka ju. Nende tiim ei tule kaasa. Ja kui tiimikoosolekul juht ütleb, et ma ei tea, miks seda uut jama meil siin vaja on, aga et otsustati, et ma ei tea, vaatame äkki läheb mööda. Jah,
või tulge kaasa, et teate küll, et meil need asjad niimoodi käivadki. Aga ilmselt see on nagu kultuuri küsimus ka, et kuidas siis juhid üldse nagu ühel või teisel või kolmandal astmel endale on teadvustanud, et mis nende rolli sisu on, eks ju. Et kui nad on teadvustanud, et muudatuste juhtimine on ka osa nende tööst ja see on palga sees, siis on võib-olla lihtsam, eks? Siis on kindlasti lihtsam, jah. Aga see on selline, mida suurem organisatsioon, seda keerulisem see on, et ja kindlasti kui on niisugused nii-öelda traditsioonidega vanad ettevõtted, kus neid asju on nagu kaua aega tehtud, et siis on kindlasti nagu lihtsam, et aga nagu meil on ka, et tegelikult nagu enamus sellised Eesti ettevõtted on kasvanud hästi kiiresti ja meil tegelikult nagu ei ole seda tausta nagu selliselt, et hästi keeruline on nagu neid asju nagu läbi viia või juurutada või et nii-öelda, et kuidas see kõik toimima peaks, et see kõik tahab ikkagi nagu harjutamist ja aega. Aga see kindlasti tuleb. No rollidest rääkides, siis siinkohal on hea küsida siis meie eelmise saatekülalise Jaana Metsamaa küsimus. Ja tema küsimus siis on ka rollidega seotud, kuidas oma juhti muuta. Ja ta siin seletas seda või tõi välja, et palju muudatuste juhtimist on see, et kus sina oled muudatuste juht ja sa juhid kas horisontaalselt või siis alla. Aga et vahel sa leiad, et sul on vaja, et juhtkond ise muutuks või siis tippjuhtkond võib-olla ka muutuks ja saaks aru, et mingid muudatused on ka neil vajalikud endil teha. Et ta tuleb toote juhtimisest, et näiteks midagi toote juhtimises on vaja, et visiooni luua, et tihti ka seda ei ole. Ehk siis see küsimus, et kuidas oma juhti muuta? Jah, mina pakuks, et kõige parem lahendus ongi see, et tuleb leida see nii-öelda see võti või see teema või see asi, millest ta kõige paremini aru saab. Et kuidas see talle nii-öelda nagu kohale jõuaks, et just nagu konkreetselt tema näitel, et mida see, et miks meil seda vaja teha on, et mis see temale nagu muudab või mis talle nagu tähtis või miks see talle tähtis on. Et nagu võimalikult personaalselt see nagu sõnum kohale viia. Et inimesed on erinevad ja et hästi läbi mõelda, et just panna ennast siis seda enda juhi võtmesse, mõelda, mis talle korda läheb, et näiteks kui sa tahad juhi käitumist muuta, et siis mõelda ka sellele, et kui ta teeb ühte asja teisiti, et mis on siis selle kasud, siis niipidi mõelda. Just, et panna just, see on nagu hästi hea mõte, et panna ennast sinna sellesse mõelda ennast sellesse rolli ja siis nagu selle läbi asju nii-öelda nagu. Või siis, kui sa tunned oma juhti, siis võib-olla saad temaga arutada või võib-olla ise talle pakkuda, et what's in it for me tema jaoks, eks. Mis siis paremaks läheb, sest enamasti juhtide eesmärgid tippjuhtkonnas on veel eriti ju seotud ettevõtte tulemustega. Et kuidagi, kui seda sinna kanda võib aidata. Aga ma isegi toon ühe varasema podcasti sükse arutelu siia korraks, et aga mis siis saab, kui juht jääbki takistama muutust? Et näiteks, et see muutus vajaks seda, et põhimõtteliselt tema areneks või tema hoopiski nagu, ma ei tea, inimesena kasvaks või õpiks midagi uut selgeks. Ja äkki seda ei tulegi? See ei tulegi, siis jääbki see muudatus vildakaks. Et siis ongi nagu variant see, et siis tuleb see kas siis nii-öelda mööda minna ja eskaleerida veel ülespoole või aga kui see ikkagi nagu on väga sellest juhist nagu sõltuv ja tema sponsori rollist, siis nagu kui mina muudatuse juhin, et ma siis pigem ütleks, et me siis ei tee seda muudatust selliselt, et meil ei ole mõtet seda teha, sest see lihtsalt ei tööta. Et me ei saa nagu nii seda tulemust, mis meil vaja on. Et ma tean, et see on muidugi hästi keeruline teha, et kuidas sa ütled, et ma ei taha teha või me ei tee seda või et sa ei sobi või et sa ei saa selle sponsori rolliga hakkama. Aga nagu organisatsiooni mõttes on see nagu õige käitumine. Et kui vähegi võimalik, siis tulebki see ära jätta. Ilmselt selliseid olukordi tuleb ette. Eks, et suured organisatsioonid, erinevad inimesed, erinevad muudatused. Ja see on ka see, et just see, ma olen ise ka nagu sellises olukorras olnud, et see oli küll nagu varem, et kui on näha, et see sponsor nii-öelda või see inimene, kes nagu peaks selle asjast võitlema ja tegema, et kui ta ei tee seda, et tal ei ole seda huvi, et mis iganes see põhjus võib olla. Et siis me reaalselt nagu ütlesimegi, et sorry.
et enne kui nagu nii-öelda sealt ülevalt ei tule seda nii-öelda leadership'i korralikku, et noh, me ei saa lihtsalt mitte midagi teha, et te võite meid lahti lasta, aga noh, me jätame seisma selle, see ei ole võimalik. Lasti lahti? Ei lastud, lasti hoopis juht lahti. Jah, ma just tahtsin öelda, et see on ju ka lõpuks variant. No kui sind mõistetakse kuskilt, siis kaugemalt, kõrgemalt, ülevalt, eks ju. Ja minu üks kolleeg ka tsiteeris või noh, see on nagu üldtuntud tsitaat, et vali oma võitlused. Ja et mõtesta need läbi. Ja vot siis selline küsimus ja väga hea vastus, väga head mõtted, aitäh. Ma tuleks nüüd selle korra veel siia kommunikatsiooni juurde, et kaasamisest rääkisime ja inimestega rääkimisest ja takistuste ületamisest ja nii edasi, et kommunikatsiooniga ei olda kunagi rahul. Et lähed sa ühte või teise ettevõttes ja küsi, kuidas teil need 3 asja, et millega te siin rahul ei ole, et üks on kindlasti kommunikatsioon. Teine on palk ja ma hakkasin mõtlema, mis see nüüd 3 on. Mina tean 2 asja, nii et ma jäin huviga ootama, mis see 3 tuleb. No tead, ma niimoodi moe pärast ütlesin 3 asja, et see on popp värk jälle 3 asja, aga ja palk ja kommunikatsioon. Et mis on sinu jaoks selline parim praktika tasakaal, eks, et mõni ütleb, et seda nii palju infot, täiesti info üleküllus ja teine ütleb, et midagi ma ei tea, et jäetakse välja. Et kuidas konkreetses muudatuses see tasakaal leida? Jah, see on jällegi nagu hästi case by case, et aga ma olen natuke seda meelt, et sellist üle kommunikeerimist ikkagi seda nagu, või seda tavaliselt ei juhtu või teha, et tavaliselt on ikkagi nagu tehakse vähem seda, kui võiks teha. Et ja pigem teha siis rohkem, kui nii-öelda nagu mitte teha. Et mulle meeldis üks ütlus, ma kunagi kuskilt, ma ei mäleta, mis raamat see täpselt oli, kus ma lugesin, et nii-öelda nagu mitte kommunikeerimine on ka kommunikatsiooni vorm. Et ja see töötab samamoodi, et sa pead ikkagi nagu suutma seda sõnumit. Loomulikult, et kuidas sa seda teed, et see on hästi palju näiteks sulle nippe, et kuna sa seda infot, mis kanalites sa seda infot jagad ja kuna sa seda infot jagad, et sul ei ole mõtet reede õhtu saata mingisuguseid tohutuid ülevaateid välja ja nii edasi, et seal on palju asju, aga pigem nagu rohkem kui vähem. Ja. Kas sa sellega oled ka kokku puutunud, et võib-olla lihtsalt seda, et seda kõike on nii palju või seda kõike on nii vähe, kasutatakse nagu vabandusena? Ei, kindlasti. Sellepärast, et nagu seda iseenda, keegi ei saa sinu eest lugeda neid uudiseid või kuulata neid infotunde, aga justkui nagu seda iseenda teadmatust sinna taha on hästi kergesti ära peita. See on täpselt, et see on nagu hästi hea võimalus, et kui sa nagu ikkagi mis iganes põhjusel mingid asjad tegemata jätta, et see on alati nagu selles mõttes lihtne öelda, et see ei olnud piisavalt selgelt kommunikeeritud või ma ei saanud seda infot või ma ei saanud sinna, ma ei tea, mingile failile ligi või mis iganes. Et aga siis on jällegi see, et... Kas see on osa vastupanust äkki? See on osa vastupanust kindlasti. Et see on selline hea lihtne võimalus, kuidas seda teha. Et öeldagi, et ma ei tea või ma ei saanud. Aga jällegi, et see on jällegi selle muudatuse juhi või läbiviija või selle tiimliidri ülesanne, et kindel olla, et need asjad ikkagi nagu jõuavad kohale ja üle kontrollida, et need asjad nagu jõudsid, kogu see info jõudis nagu sinna, kuhu vaja oli. Järjest enam hakkab mulle tunduma, et see ka, et ma seda kommunikatsiooni ei loe või ligi ei pääse ja nii edasi. See kõik viitab sellele, et ma tegelikult mitte viitab, et ma olen muudatusest väsinud või et inimesed on muudatusest küllastunud, et lihtsalt nii palju on muudatusi korraga, et suuda nagu seda ära ohjata ja sealt mulle tundub, et ka see tähelepanu puudus tulebki, et ma ei suuda muudatuses saavutada ka inimeste piisavat tähelepanu, et nad üldse hakkaks võib-olla lugema seda e-maili või kuulama seda inimest seal siis üleüldisel koosolekul, kes sellest muudatusest räägib. Et mis selle muudatusest väsimusega teha? Et üleilmsed uuringud ju näitavad, et 75-85% isegi organisatsioone, kes ütlevad, et nende inimesed on muudatusest väsinud, küllastunud, et ei jaksa enam nii palju muudatusi paralleelselt ette võtta. Jah, aga tegelikult seal väga head varianti ei olegi, et neid muudatusi, kuna me elame sellises maailmas, nagu me elame, et muudatused paratamatult nagu neid tuleb teha. Aga mingis mõttes ikkagi on nagu oluline see, et sa suudad
ettevõte suudab nagu prioritiseerida ja mitte teha kõiki asju korraga. Et vähegi võimalik siis nii-öelda neid asju natukenegi hajutada, et nendel inimestel oleks veidigi aega nii-öelda nagu nende muudatuste vahel ka nii-öelda midagi teha, oma tööd ka teha. Et see tõenäoliselt võiks aidata või töötada. Jah. Mis sa arvad, kes või mis rollis inimene ettevõttes kõige paremini näeb või tunnetab seda, et nüüd on üle piiri ja nüüd peaks võtma mingi 3 sammu tagasi, et tegevjuht või ütleme tegevjuht või siis tippjuhtkond, see sageli ei pruugi olla, sest nemad on kuidagi võib-olla rohkem seal pilvedes ja mitte nii väga tegudes ja visioonis ja kuidagi see igapäevane implementeerimine sageli jääb ju nendest kõrvale, eks, et kus kohas see roll või see silmapaar või kes see võiks olla? Tegelikult ma arvan, et ongi seesama projekti juht või muudatuse juht kes näeb kõige paremini tegelikult, mis nagu reaalselt toimub. Et tema on see, kes näeb, et seda task listi ja kus me oleme ja mis me teeme. Et see on see koht, kus nagu, mina näen küll, et seal on tegelikult nagu PMO-s meie mõttes, et on nagu kõige rohkem seda infot koos ja see arusaama siis, et mida me suudame ja mida me tegelikult ei suuda ja kus need asjad nii-öelda kärisema hakkavad. Võib-olla vahetud juhid või siis keskastme juhid ka äkki näevad seda. No kindlasti jah, kelle nii-öelda meeskond on üle koormatud ja kes siis nii-öelda tuleb selle infoga siis, kuidas iganes ettevõttes siis tehtud on, et kuhu ta pöördub selle infoga. Jah, sest võib-olla kõik muudatused ei pruugigi ju kuskilt PMO-st nähtavad olla. Midagi võib-olla tehakse ka seal oma üksustes sees. Ja kui ütlengi, et need muudatused võivad olla ju seesama prügi sorteerimine, jah. Ja selliseid muudatusi kindlasti on nagu hästi palju. Mille kohta üldse ei mõeldagi, et need tegelikult kõik tahavad ressurssi ja sellist tähelepanu ja pühendumist. Ehk siis see on justkui ikkagi nagu juhtide või siis teatud rollide vastutus ka niimoodi sirgeks lükata ja öelda, nagu sa alguses mainisidki, et põhjus tagajärg, et põhjus on see, et meil on mitmeid projekte, tulemus on see, et tehtud saab väga vähe või siis, et meil on pigem vähem, aga saame tehtud. Just. Jah, et tagantjärele ka mõnikord tehakse retrod ja vaadatakse, et mis siis muudatustes valesti läks, et ei võtnud võib-olla aega nii palju, ei mõelnud läbi, mis on meie eesmärk, ei kommunikeerinud piisavalt, ei tõmmanud inimesi kaasa, ei mõõtnud tulemusi. Ja siis just kui see tuleb järgmine suur projekt ja samad mured. Jah, liigume lihtsalt nagu oravratta peal. Aga et kui me mingit muudatust tahame, siis me peame ise muutuma, ehk siis muutus algab ikkagi iseendast. Tõmbame otsad kokku, mul on sulle 2 küsimust. Esimene küsimus on see, et kui sa nüüd mõtled nüüd tagantjärgi siis oma muudatustele, võib-olla läbikukkumistele ja ka õnnestumistele, et mis on need soovitused meie kuulajatele ja vaatajatele sellised võtmesõnumid, et kui muudatus teha, mida silmas pidada? Omas kogemuses kindlasti, et üks asi on, sponsor peab olema tasemel. Et kui sponsor ei ole piisavalt nagu hea, et siis on väga-väga keeruline ja raske muudatust teha. Et mida suure muudatust, seda parem sponsor peab olema. Et see on nagu üks teema kindlasti. Ja teine punkt on võib-olla sellise, mis ongi nagu sellise, mis tihti kipub ära ununema, on sellise nii-öelda kõige tavatöötaja või tavainimese siis nii-öelda, mis tema jaoks siis konkreetselt muutub, et need inimesed nagu kaasa võtta, et hakatakse nagu suure hooga asju tegema, aga nüüd et kõik kaasa tuua, et siis nad peavad ikkagi aru saama, et mis see muudatus nagu reaalselt kõigi jaoks tähendab. Et need 2 võib-olla tooks välja. Väga hea, väga olulised sõnumid tõepoolest. Ja minu viimane küsimus on see, et kuna me küsisime ka sinu käest Jaana Metsamaa küsimuse, et sul on siis võimalus küsida meie järgmiselt külaliselt teadmata, kes ta on, siis küsimus muudatuste kohta või muudatuste juhtimise kohta. Sa võid seda praegu öelda, kui sul ei ole, siis võime ka pärast. Üks küsimus tegelikult on, mis ma tahaks küsida. No nii. See on tegelikult selline raske küsimus, mille peale ma ise ka olen nagu tõsiselt mõelnud. Et mismoodi ja kuidas nagu ühendada siis projektijuhi ja muudatuste juhi roll. Et mis on need ühised asjad, mis seal on ja mis on teistmoodi. Et mida projektijuht klassikaline projektijuht peaks juurde õppima, tegema, aru saama, et olla ka hea muudatuste juht.
et mis võiks olla see nii-öelda ühisosa ja mis võiks olla see, mis nagu eristab neid rolle. Et siis kuidas jõuda sellest, et kõik peab olema efektiivne, automatiseeritud, odav, lõpuks selleni, et inimesed tuleksid kaasa. Just. Ja see tegelikult võib ju mõlemat olla, ongi efektiivne, odav, automaatne Nad ei välista ja sel juures siis inimesed kaasas. Just. See on ideaalne. Kuidas sinna jõuda. Ja. Aga suur aitäh sulle tulemast ja aitäh ka meie kuulajatele ja vaatajatele. Järgmise korrani. Aitäh. Aitäh.